Rain Kelk. Radio Sky Plus. Hei, ärge üles 2. jaanuaril, kui kell on saanud 6 ja Sky Plussi hommikuprogramm alapealkirjaga Vorstipidu. Soovib head aastat ja ütleb tere hommikust Rain Kelk. Ai, bonjour. Ja Siim Taba. Tere hommikust. Head uut aastat. Head uut. Head uut aastat kõigile. No nii, tuli ta siis ja nüüd ta on käes ja ongi kõik Ja, Ei midagi. Tuleviku aasta. Kõik jälle edaspidi. Kõik ikka vanaviisi. Hakkab koormusid otsast peale. Hakkab nullist. Ei, isegi ei hakka nullist, vaid läheb lihtsalt edasi. No nii ta on. Ja. Korraks nagu on uhuu ja haaga. Aga ehk räägime täna võib-olla pikemalt iga ühe aastavahetuse kõrghetkedest. Oi, on üllatusi. On, nüüd see ei kahtlegi. Kõigil vajus suu lahti külalistel. Okei. No Kelgul oli ju suur vastuvõtt. Kelgul Külalised. oli bankett, ma isegi ütleks niimoodi. No, võib tõesti öelda, mitte tööta. Meil oli siuke lihtsalt Kerstopsis vahid telekast, mitte midagit. Aga jõuame ka teleprogramme siin hekseldada ja oma arvamusi avaldada ja mina avaldan siis nii-öelda aastavahetuse teleprogrammi lemmik, võib öelda saate. No mis reklaamipaus oli siis? Ma mõtlen, see võiks olla ju isegi Kivisaare Soti küsimus. No näiteks muidugi sa võiksid selles mõttes leebuda. Ma mõne vihje annan. Aga ma arvan, et sa vist ei teagi. No mida? Ma arvan, täna ei ole Kivisaare Sott äkki. Täna ei ole või? Täna ei ole jah. Meil on ju selline lugu, et sul on siin veel lepingud sõlmimata ja siit tead uuest nädalast. No jumal tänatud. No väga hästi. Õige jah. Ma vaatan, kes ma selle lepingu üldse uuendan siin. Sa võid niisama rahva käest küsida. Ilma sotita. Ja, võib küll jah. Ja. Stuudiosse saab alati helistada. Kivisaare 0. Hästi populaarne. Kõik alkoholitootjad toodavad ju nüüd 0 alternatiive. Ja. Et hakkan ise raha hoopis teenima, mitte ei anna välja. No väga hea. Kõik 0 alko ettevõtted hakkake meie poole pöörduma. Maailma kõige kiirem raadiomäng Kivisaare 0. Ja teate, ma võin võtta mürki, et mängijaid on nagu murdud. Ei, kindlasti oleks jah. Ja. Ei ole vaja teha rahast kultust kogu aeg. No paistab, kõik on üle elanud, vigastusi ei ole, silmad on peas, sõrmed on alles. Ütleme niimoodi, et tervis on parem kui enne aastavahetust. Isegi nii või? No jah. See on väga hää. Jah. Aga see on selline põhimõtteline värk. Aga tõesti jah, Maris läks korraks puhkama aastavahetusest. No väikse pikem selline nädalavahetus tuleb. Pikem nädalavahetus, et siin on olnud nüüd üleüldse selline toredad nädalavahetused, ega me olegi tulnud tööle vaid niimoodi korraks jälle paariks päevaks ja siis jälle minema nädalavahetusele. Aga nagu ma aru sain, te tegite sellest juba ka väikse ülevaate hommikuprogrammis, et järgmine aasta saab olema superaasta. Tegime. Saab küll jah. Et ei ole ühtegi punast päeva, mis kaduma läheks. Vist oli küll täpselt niimoodi jah. Nädalavahetuse sisse ei langenud vist miskit jah, otseselt. Ja kõige paremad olid siis jaanipäev ja jõulutoek, mis läheb nagu jutti minipuhkusena. Nii et Prami piletid tuleb juba hakata. Tuleb hakata jah. No nii lahe. Sellise positiivse, veider, aga sellise positiivse noodiga me alustasime. Hommikuprogramm. Don't leave the fate, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more time. Just one more time.
sa voldid kaardiks minu südame, kleebid margi selle tagaküljele, siis saadad kirja pühendusega, kus must valgelt seisab minust lahti sa ei saa. Ma jooksen 4 ilma kaarde, põgenen ma siit, haitun tolmu kübemeks raamaturiiulil. Teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili, sekundiga nii. Murrab põlvili, sekundiga nii. Kui lõpuks tunnen, et olen pääsend siit, mind meelitad enda juurde tagasi. Kui näib mul viimaks, et hakkan toibuma, siis lihtsalt lambist jälle plahvatad. Ma jooksen 4 ilma kaarde, põgenen ma siit, haitun tolmu kübemeks raamaturiiulil. Teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili, sekundiga nii. Murrab põlvili, sekundiga nii. Kaarte põgenen ma siit, haitun tolmu kübemeks raamaturiiulil. Teist sinu sugust tundnud ma ei ole iialgi, kes mehed ainult sekundiga murrab põlvili. Murrab põlvili, sekundiga nii. Murrab põlvili, sekundiga nii. Sky Pluss hommikuprogramm 6 ja 10 minutit on kell. Vaatab üle pealkirjade. Nädalavahetusel vist kohe lausa aasta viimasel päeval lahkus meie seast president Arnold Rüütel, kes oli ju ka ikkagi päris vana. Ikka päris vana, 96, jah. Saare kadakas. Ja kui ta sai 95, ta ütles, mis vanus see ikka nüüd nii väga on. Vaatasin tema sünniaasta numbrit ka ja ta vist sündis äkki oli 20 aastat enne teist maailmasõda või? No umbes. Mis on täiesti aju plahvatama panev fakt. Täitsa lõpp. Vau. Teisipidi on see aju plahvatava panev fakt, et see sõda oli just äsja. No, ajaloo mõistes mitte väga kaua tagasi, jah. Oli see väga, mitte väga palju aega tagasi. New Orleansis oli ka ilmselt mingi terroriakt ja sõideti jälle autoga rahva sekka. Takka otsa veel tulistati. Et nädalavahetus tõi siis siukseid koledaid uudiseid. Kas tõi ikka mõne ilusa uudise? Oled sa kõik mõne ilusa pealkirja leidnud? Ei, just olen aina hullemaks läheb. Aina hullemaks läheb või? Et kelmid õngitsesid Eesti inimestelt üle 7 miljoni euro. 7 miljoni? Korraga, vaid nagu eelmise aasta jooksul kokku. Igalt poolt kokku, jah. Ja kui siin inimene spetsialist ütleb, et kui maailmas on selliste õngitsuskirjade ja minagi jälle elu mul nii keeruline, tead sa, no ma ei jõua sellest Warren Buffettilt ja kes on siis megarikkur ja siis teine on see rahvusvahelise valuutafondi juht Grigorieva. Ja koha kirjutavad mul isiklikult kirjutavad, et ma investeeriksin, õhutavad, elavad mulle kaasa, ütleme siis niimoodi. Et see maailmas on 3-kordistunud, Eestis nii palju ei ole läinud, äkki jälle meie salakeel. Seal on see, et haldekeel aitab. Enam vist ei aita ka see AI ja kõik need asjad need on läinud nii usaldusväärseks visuaalselt. Ja kui sa nagu natukenegi lõdvemaks ennast lased ja vahest sa oled lõdvem.
nad kurat tabavad siin mingisuguse asjaga kuskil täitsa vales siin kohas. öeldakse, siin on kohe pealkiri inimlikud nõrkused. Jah, et teinekord tõesti vaatad, et mis mõttes sa seda vajutasid ja kuidas sa PIN-koodi andsid, aga teinekord ma räägin tõesti, sul on mingid 100 asja, see ja mul oligi mingi värk sellega, paned klikk, pumm. Ja siin on ka siis välja toodud 3 kelmust gruppi, investeerimiskelmused. Jah. Väidetavalt nõksa vähenesid, 284 oli neid möödunud aastal, kahju 4,5 miljonit. Pangakelmused alastiilis, et me helistame teile siin pangaturva IT-osakonnast, me näeme, et teil kahtlased tehingud toimuvad. Andke ruttu PIN-kood, muidu me ei saa vargat kätte. Kuule, need skeemid on läinud isegi ju nii ajuvabaks, et inimesed võtavadki pangakontolt sularaha välja, saadavad selle kulleriga kuhugi jumal teab kuhu ja et ma lihtsalt, ma mõtlen, kuidas need asjad toimivad. Et inimesed jäävad ikkagi seda uskuma, et see on täiesti müstika. Sellised pangakelmuseid oli 341, kahju 2 miljonit, kokku natuke üle 2. Ja kolmas tegelikult grupp on see, millele ma äärepealt oleks justkui nagu ise sõrme allunud, see on millega sa oleks hakanud ise tegelema. Just, on pakikelmused. Ai, ja see on paha, jah. Sest et tänapäeval pakindus on nii suureks ka läinud. Ja sa just ootad pakki. Ja siis see tuleb. Ja siis tuleb see omniva sõnum. Jah, ja siis see nagu, lohakas, Ja nende juhtumite arv on suurenenud, mullu 320, kahju üle 600 000. See on see, kui sa lähed libedaga õue. Sa tead küll, et kõnniteed on libedad. Aga ikka mingil hetkel lased ennast korraks lõdvaks ja kukud, et sellest ei piisa, et sa tead. Ja. Jätkame veel koledate uudistega. Ei, uudis ei ole kole, aga käib koleda asja kohta, ehk siis Ukraina sõja kohta. Ja venelased on hakanud siis ründama ukrainlasi kõigega, mis liigub. Žigulid ja muud sellised asjad, see ei ole midagi erilist, aga nüüd nad ründavad ka elektritõukeratast. Ja ma lugesin eile seda ja kusjuures Etsa haige. Ma läksin selle uudise sisse ja seal ei ole niimoodi, et 1 või 2 meest tulevad nende tõukerataste või mingi ATV-dega, seal tuleb neid sadu. Nagu mitusada meest suruvad sulle peale kõik võimalike liiklusvahenditega. Nii pidi olema, jah. See näeb ikka, see on ikka jõhker, jah. ATV-st ma saan aru, aga elektritõuksiga kaugele ei sõida just. Aga mina leidsin juba toreda uudise. Nii, pöörame nüüd tagurpidi oma pealkirjad. Ja suvel tuleb meil laulu- ja tantsupidu. Uhke ja suur. Kuule, tuleb, jah? Ja see tahab ka rohkesti uuendusi kaasa ja praegu käib ise oma nimelisele peole praegu uhke kandideerimine, kes tantsivad, kes laulavad. Ja näiteks tuuakse see aasta esimest korda laulupeole Orel. Pannakse suur püsti. Siis 30 bändi on tantsupeol. Vaatad rohkem siis nagu bändiliikmed. Ma ei tea, kes äkki mõni pop-ensemble on ka, saevad seal uhkelt kitarri ja müdistavad trummi. Ja näiteks siis Hiiu kandlast mandoliinini on pakkuda neid erinevaid pille seal. Ja tuletame lihtsalt väike meelde, et 3. juuli 25 tantsupeo etendus hakkab pihta. Ja ma vaatan, mis see siis on 5. juuli. Rong käib Vabaduse väljakult lauluväljakule kell 1 õhtul avakontsert laulupeol ja 6. juulil on laulupeo suur kontsert. Kohe selline kava loete ette, oled minemas. Ma olen hingega kaasa. Ja, ma ka sisimas olen nendega. Ma viisi ei pea, ma ikka praegu räägime, kuidas ma selle laulukohara alla sain. Aga ainuke laul, mida ma laulsin, on Nõukogude Eesti hümn. Nii, ja ma küsin teilt, kas te teate, kes on Magnus Carlsen? Kõlab nagu mingi rootslane. Norraks. Ta on sportlane. Mis spordialaga ta tegeleb? Ma ei tea, kurling. Raha lugemisega. Seda küll kindlasti, kuna ta on maailmameister, ma ei tea, 100-kordne või mis iganes. Male. Texas-skandaal. Texas-skandaal ja mitte ainult Texas-skandaal. Tema on siukene hull tegija, läks siis New Yorgis maleturniirile ja Texad olid jalas. Ja siis öeldi, ei, sõbrak, et siia ei, see outfit ei lähe, see ei sobi mitte.
aga Carlsen on Carlsen, jauras, mis ta jauras, kuni kohtunikud otsustasid reeglid ümber teha, et võib nüüd ka teksadega tulla. Ja siis ta ladus seal teise vennaga finaalis juba, ma ei tea, 7 matši ära, et selgitada välja MM-tiitli võitja. Kuni ta ühel hetkel ütles oma vastasele, et kuule, aga jagaks ära selle esikoha. Teeme raha pooleks. Teeme pooleks selle esikoha, et mõlemad on maailmameistrid ja ta ütles, et ma olen nõus sellega. Saab teha niimoodi või? No ei tea, kohtunikud hakkasid ka arvutama, kas saab teha niimoodi. Ma ei tea, kas sai või ei saanud, aga tehti ära. Kokkuleppe matš. Ja maailm on ikka jumala, kõik on jumala närvis, sest mingi vend lammutab. No. Ühesõnaga, keerab kõik ümber sõrmena. see mees on nagu siis malemaailma Steve Jobs. Tuleb teksapükstega ja hakkab innovatsiooni tegema. Ei tea, jah. Pulloveri mees. No sa vaatan ka oled pullover. jah, näed ka Steve Jobs välja, kellel oli vist... Musta ma ei mäleta, kui palju neid pullovere tal oli. Tal oli lumedat värvi, jah. Ja, tal oli neid ühesuguseid täpselt kapp täis, või kümneid ja kümneid. Et ta nagu ei vaevunud üldse mõtlema millegile. No võt, nii palju pealkirjadest ja isegi rohkem saite, kui oleks osanud arvata. It took my whole life just to feel that. Now all this feelings never let me down. 1,000 places everywhere I go. I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, we never let me go. Now it's you that I believe in, 'cause all these feelings never took me down. 1,000 places everywhere I go. I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, we never let me go.
how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would hate the compliments I throw you. But you're so full of shit. Tell me it's a bit. Oh. Say you don't say it. Your mind's polluted. Say you wanna quit. Don't be stupid. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be love, but baby I don't wanna say goodbye. We should start together till the light is my eyes. Till the day I die. Forever is even tere hommikust, Billie Eilish. Nägin siin kunagi nendel päevadel, kui meid tööle ei olnud, Billie Eilishi kontsertit televiisorist kanti üle. No kõva see ikka. vist oligi aastavahetusel või? No ilmselt oli jah, ega aastavahetusel. No tegelikult ta on ikka tegija. Arenenud. Ei on küll jah. Midagi pole öelda. Et väga vinge. Aga me jõudsime enne aastavahetust üllatada teid ka ühe uue Eesti lauluga. Ja see, et Peet Veters teeb uue laulu, see ei ole nagu mingi suur üllatus, aga kui võetakse kampa ka Anne Veski, keda on hakatud ekspluateerima väga kummalisel kombel igal pool nüüd viimastel aegadel. See pole esimene laul, mille sisse ta läks. Äsja ju tuli lugu sellega, ma ei tea jälle, aidake, Killingu. Karl Killing jah. Ja. Tuli lugu ja siis ta pandi siin veel, pannakse ta veel siin õhtut juhtima emagaalat vist või. Ja iga kord, kui on Anne Veski pandud mõne Eesti laulu sisse, mingi sellise laulu sisse, mis ei ole tegelikult nagu reeglina tema stiil, siis iga kord me nagu loodame, et kas nad saavad, kas ta saab kuidagi moodi selle nii lauldud, et see ei oleks nagu nii Anne Veski. Ja ei saa. Ei saa vist jah. Ei saa siin Peet Vetersis ka noh. See on tema kaubamärk. Kergena saal. Kuidagi, no ma ei tea jah, midagi seal on, et aga kui sa ei ole seda kuulnud, siis Sky Plussi hommikuprogramm mängib sulle Peet Vetersit ja Anne Veskit, kõik muu võib oodata. Ma jätan võtmed välja poole ja siis ootan, et sa saabuksid just nii. Ja loodan, et kõik errorid meil ukse lävel kohe laabuksid just nii. Mu südant ei saagi ju keerata lukku, sest ta jääb sulle avatuks, sa sobid sinna valatult, see pole sprint, vaid maratoni jooksen ma.
parimad pakkumised aastavahetuse peoks Rimist. Jahutatud forellifilee 11,99 kilogramm, mustikad Rimi 400 grammi 3,99 ja karastusjook Coca-Cola 2 korda 1,5 liitrit 2,29. Rimi. Mida toob uus aasta kaljukitsele, sõnnile, lõvile, amburile ja teistele päikesemärkidele? Kelle aasta kujuneb edukaks, aga kes peaks ette vaatama? Sellest saad lugeda 2. jaanuari Maalehest, kus ilmub Marilyn Kerro suur horoskoop. Osta Maaleht poest või loe maaleht.ee-st. I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. It's the only thing I see, always staring back at me. I've been left in the dark. Every time I ignore the sign, redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. It's the only thing I see, always staring back at me. I've been left in the dark. Aga praegune aeg käes Pihitoolil. Üks minu lemmikrubriike. Inimesed kirjutavad meile sky.ee/pihitool ja pihivad oma patu hingelt ära. Kelk, millal sinu kirja on oodata? Me võime teha eri täna, võid ise. Eri nädala. Eri kuu. Ma olen patuvaba. Hea nali. Nädala nali. Nii, okei, aga kuulame siis inimese muret, kes ei pidanud paljuks meile kirjutada ja temal on nimeks Lizzie ja tema on 31-aastane. Ja ta alustab oma kirja nii. Tere lunastajatele. Tere. Pattu nagu polegi, aga hüva nõu kuluks ära. Olen juba 7 aastat kenas kooselus. Minu kaaslane on parim, soetasime panga omakasu püüdliku abiga endale kodu ja plaanis on ka pere suurendamine. Kõik on väga ilus. Aga kui on kõik suurepärane, pole mõtet muretseda, küll tuleb ka litakas. Vabandust. Eellugu selline, et varasemas elus juhtus olukord, kus ühel koosolemisel olime ülemeelikus meeleolus ja nii sattusingi ööd veetma korraga 3 noormehega. Ossa. Kas kahetsen? Ei, asi oli seda väärt. Nii siin mehepojad võbistavad siin kõrval, lasen teil natukene
nii ja lähme edasi. Salvakat on või? Siim. oota, ma vaatan, otsin kohe laualt. Juba seda, mis on laual on, enam ei taha. Aga nüüd, eirates Kivisaare soovi, detailidesse ei lasku, vaadaku filmi oma peas ja umbes nii oligi. Olen seda korra veel teinud, aga peale kokkuelamist pole isegi teiste poole vaadanud. Aga nüüd mure. Eelmisel aastal pidime minema firma jõulupeole, aga jäin hiljaks. Haigeks jäin. Hiljem näitas ta pilte peost. Tema mees siis, ma saan aru, töötavad koos. Hiljem näitas ta pilte peost.